alustada Viljandi linnavolikogu 14. koosseisu 27. istungiga. Palun võtta kohad sisse kõik, kes on, ehk on ukse taga kedagi tulemas, kui ei ole, võib ukse kinni panna. Öelda, et aitab küll. Nii. Lugupeetud Viljandi linnavolikogu liikmed, avan Viljandi linnavolikogu 14. koosseisu 27. istungi. Täna on oma puudumistest teatanud Randel Länts, Eero Järvekülg, Madis Timson, Rutt Vaar, Mati Looga, Heiki Raudla. Voorum, vaatamata puudujatele, on meil olemas. Volikogu infotundi registreerunuid ei ole, demokraatiast osasaajaid ei ole. Seega võime minna koheselt Viljandi linnavolikogu päevakorra kinnitamise juurde. Päevakorras, mis teile koju läks või tuli või ajalehes avaldati, oli 10 sisulist päevakorrapunkti ja 11. siis nagu tavaliselt volikogu kirjavahetus. Kas on päevakorra osas kellelgi täiendus, parandus, muutmise ettepanekud? Palun. Härra linnapea Loit Kivistik, palun. Linnavalitsuse on ettepanek lisada 2 erakorralist eelnõud, number 370 ja 371, mis puudutavad CO2 rahastust saavad tänavavalgustuse projektiga. Palun sisse võtan. Aitäh. On kellelgi veel parandusmuutmise ettepanekuid? Ei näe. Kas keegi nõuab parandusettepanekute hääletamist, et päevakorda neid panna? Ei nõua. Lisan 2 punkti päevakorda ja kui lubata, siis lisame nad esimeseks ja teiseks päevakorrapunktiks. Panen päevakorra muudetud kujul kinnitamiseks hääletusele. Kes on selle poolt, et täna töötada 14-punktilise päevakorra alusel? Palun hääletada. Ühel meelel. Tänan. Päevakord on kinnitatud. Ja asume siis päevakorra menetlemise juurde. Esimene päevakorrapunkt on rajatiste ostmine, eelnõu 370 sellest aastast. Ettekandeks sõna Rein Riisale. Palun, Rein Riisa. Lugupeetud volinikud, asi on nii värske, et eelnõud varem näinud ei ole, kellele suutsime tutvustada. See on natukene asjaga rohkem kursis, aga mõne sõnaga siis ajaloost, et 7. novembril andis majanduskommunikatsiooniminister välja oma käskkirja, mis siis käsitleb välisvalgustuse süsteemide kaasajastamist ja mille rahastusallikaks peaks olema siis Kyoto programmi järgi CO2 kvootide müük. Alates siis 1. novembrist me oleme sellega tegelenud ja kohe alguses esitasime ka küsimuse nii rakendusorganisatsioonile KIK-ile kui ka ministeeriumile, et abikõlbulikkuse kohta, sest tänavavalgustuse võrk oli meil ju üle antud, müüdud Viljandi veevärgile ja kui te mäletate, siis see toimus aastal lõpus 2010. Viljandi veevärk alustas ettevalmistusi siis selle rekonstrueerimiseks ja selle tulemusena meil õnnestus ka nüüd 2 või peaaegu 1,5 nädalaga valmis panna projekt 2. detsembril ära esitada ingliskeelse tõlkega, mis siis nägi ette Viljandi linnas siiamaale kasutusel olevate elalubedalampide, millised on siis 1722 vist oli, väljavahetamist kõrgrõhunaatriumlampide vastu. Kõigi lülitusskeemide, mida on 43 lülitusaparatuuri kaasajastamist, 17 kilomeetri õhuliinide vahetamist siis kas maakaabli või nõnda nimetatud trossi peal oleva AMKA juhtmega. Oleme ära esitanud 2. detsembril, oleme 2 korda vastanud täiendavatele küsimustele ja oleme ka veel kord täpsustanud üle selle, et Viljandi veevärk on 100% Viljandi linna ehk siis omavalitsuse omandis. Eelmisel reedel
peale tööpäeva tuli siis teade, et see skeem ei tööta peale seda, kui juristid oma sõna ütlesid nende projektide hindamisel ja meie seisukohta siis paluti 25. õhtuks. Nüüd oleme siis teie ees sellise ettepanekuga, et ikkagi proovida sellele rahale, mis meie projekti maht on 1,59 miljonit euri, juurde saada ja proovida siis sellega siiski ära kaasajastada Viljandi linna tänavavalgustussüsteem. Ökonoomika poole pealt siis nii palju, arvestuslikult 4000 tundi aastas valgustusaega tarbivad need meie praegu üleval olevad, kohe lõpetan, kui sa juba kella keerad, lambid 2,12 gigavatti energiat. Arvutuslikult uutele üleminek peaks viiva tarbimise 0,81 gigavatini, mis tähendab 1,3 gigavatti ökonoomiat. Ja kui nüüd see viia üle eurodesse, siis arvestuslikult on ta 117 000 eurot ja nii palju kõrvale siis, et see summa, millega me müüsime ja millega me peaks nüüd siin siis selle uue tagasiulatava või tagasipööratava lepingu tegema, on 300, kas oli 351 või oli 357 000. Nii et me oleme isegi nüüd selle uute skeemidega jõudnud parema ökonoomilise tulemuseni, kui me siin 1,5 aastat tagasi arvestasime üleviimistega. Ja mul olekski nüüd siis teile selline ettepanek, nii nagu siin ka ekraani peal on, et võtta vastu selline otsus, et osta tagasi Viljandi veevärgilt siis tänavavalgustusrajatised. On olemas ka veevärgi nõukogu vastav otsus ja siis esitada need dokumendid täna Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumile, et me oleksime selle rahataotlusprotsessis edaspidi konkurentsivõimelised. Nii palju võib-olla veel, et seda CO2 raha on öeldud rohkem Eestisse ei tule või neid kvoote ilmselt ei müüda, kuigi tulevikus arvatakse, et siseriiklik või siis ka uuesti Euroopa rahastusperioodist 14-20 võivad tulla vahendid selle töö tegemiseks. Ja ma loeks ühe lause veel ette, mis siis reedeses selles kirjas oli. Ta lõppes nii: kõikides teistes ministri käskkirjas esitatud punktides vastab Viljandi linnavalitsuse projekti idee kehtestatud nõuetele, mistõttu ootame tungivalt võimalusel teie osalemise jätkumist. Lisadokumendiks oleks sama omandi vormi muutus. Aitäh! Aitäh! Ma tean, et seda vist on jõudnud arvestada õiguskomisjon. Mart Sikkut, palun. Õiguskomisjon toetab. Tänan. Küsimused ettekandjatele. Malle Vahtra, palun. Mul on niisugune küsimus, et miks nii olulise asja juures on ainult suusõnaline selgitus, miks ei ole siin kõiki võimalikke dokumente, kas see sama kiri, mida sa tsiteerisid ühe lause seal, seda ei oleks võinud siia eelnõule juurde panna. Praegu on ainult sinu selgitus, linnapea selgitus, väga raske on nii olulist asja hääletada, kui ainult suusõnaline jutt on taustal. Väga õigus, sellepärast, et me oleme nüüd eilne päev ja tänane päev neid asju kokku pannud ja oleks natuke rohkem aega, siis paneks juurde, aga need on paberi peal kõik olemas. Ka see taotlusmaterjal, see on väga suur mahukas töö. Nii et märkus õige, aga ajabilanss on olnud meil selline. Kas selle kirja võib lisada dokumentidesse, eks ole? Aitäh. Ja ei, me võime lisada ka volikogu dokumentides meie taotlusvormid ja kõik, nii et selles ei ole tarvis, aitäh. Nii, on veel küsimus? Ei ole, soovib keegi sõna võtta? Sõnavõtusoovi ei ole. Kas on lõppsõna soovi?
On küll, ma saan aru kõigist volinikest, et see on ääretult tähtis küsimus ja ühelt poolt ma tänan mõistva sellise suhtumise eest ja ma julgen küll siitpoolt lauda olevate inimeste nimel öelda, et me teeme kõik, et me saaks selle projekti rakendatud ja selle ökonoomia kätte ja et linn oleks valgem ja et me tulevikus ei peaks nii palju sellest maksma. Aitäh! Aitäh! Lugupeetud volinikud, panen eelnõu rajatise ostmine numbriga 370 vastuvõtmiseks hääletamisele. Kes on selle poolt, palun hääletada. Vaeme kokku nüüd. Kõigil käest. Ei ole. 3 ei ole. Meid oli 20. 17 on poolt. Tänan. Kes on vastu? Vastu ei ole. Erapooletud? 1. Tänan. Oleme selle otsuse langetanud. Teine päevakorrapunkt seotud esimesega, loa andmine varaliste kohustuse võtmiseks, eelnõu 371 ja ettekandeks sõna jälle Rein Riisale. Palun! Kui meil see raha õnnestub saada, siis selle projekti üks tingimus on see, et 10% peab olema kaasfinantseeringut ja selleks, miks me nüüd volikogus oleme, on küsimus selles, et rahastusskeem esialgu nägi ette, et üle aasta lõppu 2012 ei tohi see projekt minna. Eelarvest 2012 on projektide kaasfinantseerimist selline summa olemas ja linna tänavavõrgu rekiks on meil seal ka 75 000, need põhimõtteliselt võib-olla annaks see katta. Kuid eilse informatsiooni järgi on nii, et kuna siin need otsustusprotsessid võivad veel kulgeda ka veebruaris ja otsus tuleks veebruari lõpp, märtsi algus, siis reaalselt ka sealt ministeeriumi poolt on hinnatud, et võib minna kuigivõrd üle eelarve aasta ja see on üks asi ja teine asi, ma arvan, et ikkagi korrektne on, et me kõik teame, et sellist asja teeme ja selline kaasfinantseering on meil vaja. Aitäh! Aitäh! Ja õiguskomisjon, Mart Sikut, palun. Küsimused ettekandjatele. Seletuskiri oli siin olemas, kes on jõudnud tutvuda. Jaa, palun. Andres Nuut küsib. Tuleb siis umbes 150 000 eurot või 1,5 miljonit on see kogu finantseering. Aga 10%, kui suur see summa nagu on? 160 000. Palun veel küsimusi. Ei ole. Kes soovib sõna? Sõnavõtusoove ka ei ole. Lõppsõna soov. Lugupeetud volinikud, panen varaliste kohustuse võtmise eelnõu hääletusele. Kes on selle vastuvõtmise poolt? Palun hääletada. Hm? 18 poolt. Tänan. Kes on vastu? Vastu ei ole. Erapooletud? 1. Aitäh. Volikogu on ka selle otsuse vastu võtnud. Loodame, et nüüd meie ponnistused aitavad kaasa sellele veeprojekti valguslinna projekti õnnestumisele. 3. päevakorrapunkt, Viljandi linna 2012. aasta eelarve kinnitamise teine lugemine, eelnõu ise 340, ettekandeks sõna linnapeale, Loit Kivistik, palun. Viljandi linna 2012. aasta eelarve teine lugemine. Vahepealsed, esimene lugemine oli meil detsembris, vahepealsed ajad on teinud selliseid korrektiive, et me esimesel lugemisel prognoositud 2011. aasta lõppu jääk 1 miljonit eurot kujunes 1,7 miljoniks euroks.
seega ületulevat raha oli oluliselt enam ja tekitas mõningast optimismi. Selle optimismi suutis meil Rahandusministeerium kiiresti kärpida, vähendades tasandusfondi raha Viljandi linnalt circa 300 000 euro võrra. Lisaks oli meil investeeringuvajadusi täiendavalt, lisaks esimesele lugemisele circa 300 000 eurot, millest üks suur osa, 150 000 eurot, seoses sellega, et välisrahastuse projektid said eelmisel aastal suuremat toetust, kui meil planeeritud oli ja üle tulnud rahast 100 000 euro võrra suutsime ka circa siis meie laenuprognoosi vähendada. Need olid sellised suuremad muutused, mis olid möödunud kuu jooksul siin sisse viidud. Ülejäänud osas on seletuskiri pikk ja põhjalik, iga rida on eraldi välja toodud, kus me oleme väikseid muudatusi teinud. Ehk on siis selle kohta ka küsimus. Aitäh! Aitäh! Üks parandus siiski hariduskulude rea peal täpsustus, et Carnet OÜ ei tee meil enam ülekandeid. No, ja see on hoopis Marama nimel matemaatikavõistlus, see on selline väike viga. Ja see on 23. jaanuaril siis parandatud, ma saan aru. Nii, eelarve arengukomisjon, Jaak Sulg, palun. Komisjonid, kes soovib? Tänan. Kes veel? Haridus, kultuur. Kõik on rahul. Küsimused ettekandjatele, palun. Vahepeal nii palju märkus, siis see, mida eelmine kord revisjonikomisjoni esinaine Malle Vahtra palus, lisa 2 on ka minu teada kõigile kättesaadav olnud, ehk siis see on need rahuldatud ja rahuldamata eraldised, et see peaks olema nüüd kõigil ka olemas olnud. Küsimusi ei ole? On. Toine Tamra, palun. Kas see 300 000 äravõitmine oli seotud kuidagi sellega, et linn tuli endaga toime ja jäi eelarve jääk aasta lõpus? Palun? Väga raske prognoosida, ega Rahandusameti või Rahandusministeerium ei räägi meile konkreetselt, miks ja kuidas ta meie tasandusfondi rahasid kärbib, aga suuresti on see küll tingitud sellest, et meil eelmine aasta oli ülelaekumine prognoositud tulumaksust, tõenäoliselt sealt siis nende rehkendused ja korrigeerimine siis, aga see number ei ole ka täna veel lõplik, kuigi viimastel päevadel ei ole enam suuri muutusi toimunud, et usun, et see jääb nüüd sinna piiridesse, kus ta täna on. Aga kus see täpselt, ehk oskab Marika öelda, kus need miinused tulid, aga ega see euro pealt meile ei öelda, miks meil on neid maha tõmmatud. Palun, Marika. Et siis tasanduse toetusfondi määrus, et numbrid lõplikult ei ole praegu tänaseks veel kinnitatud, see juhtub tõenäoliselt veebruaris. Ja tasandusfondi valemi järgi omavalitsustele eraldatav summa sõltub kõikide Eesti omavalitsuste toimetulekust. See arvutusmudel on keeruline, võtab arvesse palju komponente, see ei saa olla üheselt sellest, et meie aastavahetuse jääk oli suurem. Siin võetakse arvesse terve Eesti toimetulekut, terve Eesti mõistes vajadust tasanduse järgi. Lõplik summa on veel teadmata. Seda võidakse veel korrigeerida, kui selguvad kõikide Eesti omavalitsuste eelmise aasta tulemused. Jah, ja mõjutab seda kindlasti ka õpilaste arvu. Ja nii edasi. On veel küsimusi, palun? Ei ole küsimusi rohkem. Palun, kes soovib sõna võtta eelarve teemadel? Komisjon on oma tiheda töö teinud, teised eelarvekomisjon ja teisedki, aga kes soovib sõna siis? Sõnavõttu soov ei ole. Lõppsõnasoov, härra linnapea. Lugupeetud volikogu, teie ees on eelnõu Viljandi linna 2012. aasta eelarve. Palun, kes on selle poolt, et sellel aastal elada sellise prognoositud eelarve järgi, palun hääletada.
tänan, üksmeelne otsus. Oleme saanud eelarve, soovin meile kõigile allasutustele ja linnavalitsusele selle eelarve mõistlikku kasutamist, et ka järgmise aasta eelarve jääk üle minnes oleks soliidne. Kinnistu number 222403 aadressiga Lembitu puiestee 5 võõrandamine. Rein Riisa, palun. Jah, linnale kuulub kinnistu selle pika numbriga 2118 ruutu sihtotstarbega elamumaa, millel on siis ka detailplaneering tehtud ja ehitusalad ära määratud. Linnavalitsusel on ettepanek, et seda hakata võõrandama. Aitäh. Tiit Jörman, majanduskomisjon. Eelarve arengukomisjon Jaak Sulg, palun. Toetus. Tänan. Küsimused ettekandjatele. Küsimusi ei ole. Soovib keegi sõna võtta? Sõnavõtusoove ka ei ole. Lõppsõnasoov? Kes on selle poolt, et see kinnistu võõrandada, palun hääletada. Kõik ühel meelel, aitäh. Munitsipaalomandisse antud maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja hoonestusõigusega koormamiseks nõusoleku taotlemine. Eelnõu 386 ettekandeks sõna Rein Riisale. Kinnistu aadressiga Reinu tee 5. Piltko tuleb või tule? Mis on Reinu tee ja Hiietee vahel? Ei ole pilti. No. Aga linna inimesed ehk teavad. See maavanema korraldusega ta kunagi Viljandi linnale anti ühiskondlik hoonete maa, nüüd on sinna peale tehtud detailplaneering 4 individuaalelamugrundi moodustamiseks ja et me selle protsessiga saaks siis edasi minna nii hoonestusõigusega kui ka, et see muutuks elamumaaks, on tarvis pöörduda keskkonnaministri poole. Reegel siis selline, et kui maavanem annab, siis saab otsustada sihtotstarbe ja siis omandivormi muutused minister. Aga me selleks lubame edasi minna toimingud. Aitäh, majanduskomisjon Tiit Jörman. Majanduskomisjon toetas eelnõu 368. Tänan. Ja eelarve arengukomisjon Jaak Sulg. Tänan. Küsimused ettekandjatele. Küsimusi ei ole. Soovib keegi sõna? Sõnasoovijaid ei ole. On lõppsõnasoov? Ei ole. Kas keegi nõuab hääletamist? Ei nõua. Vastu võetud. Viljandi linna 2011. aasta preemiate määramine. Oleme ilmselt jõudmas oma tänase volikogu istungi ühe olulisema teemani. Teadupärast volikogu siis valib salajasel hääletamisel 2 preemiat. Selleks on siis elutöö preemia ja aasta preemia. Selleks me seda teha saaksime, on meil tarvis moodustada häältelugemiskomisjon. Palun, millised on komisjoni moodustamiseks ettepanekud? Omalt poolt teen ettepaneku moodustada 3-liikmeline komisjon. Kas keegi nõuab selle hääletamist? Ei nõua. Moodustame 3-liikmelise komisjoni. Palun ettepanekuid komisjoni liikmeteks. Teen ettepaneku komisjoni liikmeks nimetada Triinu Keks. Triinu Keks. Tänan. Veel. Palun veel kandidaate. Piilak, palun. Nimetada komisjoni liikmeks Kalina Kešina. See nüüd šaai. Või Pesma. See ei ole seda kohta. L-i asemel on G-täht. Siit jääb vahele. Nii, sai. S-i asemel on ša. Ei ole sellel arvutil.
Pihlak, rahune maha. Jaak Pihlak. Sobib? Palun, kolmas käek. Jaak Pihlak oli, jah? Sobib. Tänan. Ettepanek on nimekiri sulgenud. Olete nõus? Kas olete nõus hääletama üheskoos 3 korra? Kas keegi nõuab hääletada? Ei nõua. Komisjon kinnitatud. Ja lähme edasi. Esimene komisjoni teema on siis, või volikogu teema on Viljandi linna aastapreemia määramine, eelnõu 356. Siin on siis väga lihtne päevakorra või volikogu eelnõu, kinnitada salajate hääletustulemused ja preemia saaja on, seda me veel ei tea. Kes on esitatud? Esitatud on siis, esitatud on kumb see meil oli? Aastapreemia, jah? On kultuurikomisjoni poolt Vilja Volmer ja Priit Kull, sotsiaalkomisjoni poolt Viljandi Kultuuriakadeemia, hariduskomisjoni poolt Viljandi Metall, võrkpallinaiskond, majanduskomisjoni poolt samamoodi Viljandi Metalli võrkpallinaiskond, revisjonikomisjoni poolt Rohelise Maja, kohvik ja võrkpallinaiskond Viljandi Metall, eelarve arengukomisjoni poolt võrkpallinaiskond Viljandi Metall, õiguskomisjoni poolt Epp ja Justiin Petrone, Keskerakonna fraktsiooni poolt võrkpallinaiskond Viljandi Metall, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni poolt Viljandi Kultuuriakadeemia, Kodune Viljandi fraktsioon esitab Epp ja Justiin Petrone, Reformierakond, võrkpallinaiskond Viljandi Metall. Nende hulgast tuleb meil valida. Tahab keegi siin kohal sõna? Pihlak tahtis sõna. Pihlak tahtis, ei täna ei taha. Seda ei taha. Et valida ühe vooruga, vaatame üle ka elutööpreemia, et siis ka see valik ühe valimisega ära teha. Ka selleks on siis eelnõu numbriga seekord 357, väga lihtne ja lakooniline, 3-punktiline, aga esitatud on siis järgmised nominendid või kandidaadid. Kultuurikomisjoni poolt Ants Salu, sotsiaalkomisjoni poolt Lilian Härm, hariduskomisjoni poolt Eevi Murdla ja Andres Haavasalu, majanduskomisjoni poolt Eevi Murdla, revisjonikomisjoni poolt Karl Luht, eelarve arengukomisjoni poolt Eevi Murdla, õiguskomisjoni poolt Eevi Murdla, Keskerakonna fraktsiooni poolt Valli Veigel, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni poolt Karl Luht, Koduse Viljandi fraktsiooni poolt Eevi Murdla ja Reformierakonna poolt Taita Peters. Need on nimed, kes on siis vastavalt statuutidele esitatud volikogu liikmetele valiku tegemiseks. Tuletan siis meelde, et statuudi järgi on meil võimalus valida üks elutööpreemia ja üks aastapreemia. Palun, kes soovib sõna? Jaak Pihlak, palun. Ma tahan natukene rääkida seoses elutööpreemiaga konkreetsest ühest isikust, kes on esitatud, on Karl Luht. Kõik, kes on seda nimekirja nüüd vaadanud ja ka vaadanud varasemaid aastaid, kui elutööpreemiat on antud, siis need on antud inimestele, kes on, ütleme nii-öelda pehmete valdkondade esindajad. Tegemist on õpetajate, kunstnike, sportlaste ja nii edasi valdkondade esindajatega. Aga Karl Luht on selles mõttes siin täiesti erandlik. Tegemist on eluaegse ettevõtjaga. Varsti 90. eluaastale lähenev inimene, kes on tegelenud Viljandis üle poole sajandi siis äriga. Muidugi nõukogude ajal see ei olnud mitte eraettevõtlus, vaid ta oli poejuhataja, aga viimased 20 aastat on ta pidanud oma äri. Kõik, kes sõidavad Paalalinna poole, näevad seda Meloodia kauplust ja ka täna tegeleb ta selle äriga.
Et minu arust täiesti fenomenaalne juhus, kus üks ettevõtja, kes tõesti on lähenemas 90-le, ikka jätkuvalt tegeleb äriga. Võib muidugi küsida, et mis kasu sellest siis Viljandi linna kodanikele on. Aga täiesti otsene. Mees, kes müüb head kaupa meile ja kes tegelikult pakub ju läbi selle äri ka tööd inimestele, kes seal töötavad, linna kodanikele. Nii et mina kutsun küll üles selle isiku poolt hääletama, et tunnustada ka elutööpreemiaga inimest, kes on eluaeg tegelenud Viljandi linna kodanike hüvanguks äriga. Aitäh! Aitäh! Palun, kes soovib veel sõna? See on just see koht, kus meie kandidaatide erilisi väärtusi esile tuua. Kindlasti kõigi esitajate poolt on mõistlik sõna sekka öelda. Ja, Ando Kiviõrg, palun. Avaldada kahetsust, et elutööpreemiaid on võimalik välja anda ainult üks. Selles nimekirjas, mis on esitatud meile, ei ole ühtegi sellist nime, kes seda elutööpreemiat ei vääriks. Ja kui siin viidati Karl Luhti kõrgele vanusele, siis sellise kõrges vanuses kandidaate on selles nimekirjas veelgi. Mina isiklikult jällegi väga kutsuksin üles Ants Salomit toetama, kasutades võimalust. Nii et, aitäh. Aitäh. Ants Salomi toetuseks on sõna võetud. Palun, kes soovib veel sõna? Tiit Jürman, palun. Aitäh. Samaväärselt härra Ando Kivibergiga avaldan kahetsust, et nominente on nii palju ja on võimalik välja anda ainult üks elutööpreemia. Omalt poolt kutsun jällegi hääletama Aita Petersi poolt, kuna tema on kõrges vanuses aktiivselt tegelev naisterahvas ja samamoodi väärib tunnustust. Aitäh! Aitäh! Palun, kes soovib veel sõna võtta? Ma võtan ka sõna siis sõnavõtu korras ja ütlen, et selle kahetsuse avaldamine on üks vorm, aga kindlasti teine vorm on valada oma kahetsus koheselt eelnõusse, mis meie elutööpreemia väljaandmise põhimõtet avardab, sest tõepoolest on ta ju õige, et selle ühe inimese parimat hulgas parima väljaotsimine, elutööpreemia on eriti, kas see on meil ühe leidmine alati kõige targem ja mõistlikum ja arukam, et siin võiks see võimalus olla. Ei maksa ju kahelda selles, et volikogu sellega nüüd hakkama ei saaks, et kui 2 või 3 inimesele tuleks anda. Nii et volikogu kultuurikomisjonile ettepanek, et teete sellesse eelnõusse, või mitte eelnõusse, vaid sellesse aastaisiku elutööpreemia statuuti paranduse. Oma ettepanekuna me saame selle üsna pea ka läbi hääletada. Aitäh! Ei ole rohkem sõnavõtu soove. Siis on mul ettepanek, et saadame meie häältelugemiskomisjoni tööle, valmistavad ette siis hääletuspülletänid ja kui nad on valmis, siis viime läbi ka salajase hääletamise. Ülejäänud volikoguga on mul ettepanek, et liigume edasi preemiate kinnitamisega, sest ülejäänud preemiad on ju Ülejäänud preemiad on sellised, mille puhul volikogul on kinnitaja või tagasilükkaja roll. Viljandi kultuuri- ja spordipreemiate määramine. Palun, Ando Kiviberg. Aitäh. Kallid kolleegid, kultuurikomisjon nagu ikka igal aastal kogunes tähtsas küsimuses, arutas ja kasutas enda poolt välja töötatud väga demokraatliku hääletamissüsteemi ning jõudis järgmistele otsustele. Kõigepealt kultuuripreemia. Tihedas konkurentsis otsustati valida Viljandi kultuuripreemia 2011. aasta eest saajaks Mari Vallikivi. Ja kuivõrd
tavaks on, et üle aasta kultuuri- ja spordipreemiad jagunevad kord 2 spordile, kord 1 kultuurile ja järgmisel aastal jälle vastupidi. Seekord on siis nõnda, et on 2 spordipreemiat välja jagada ja spordipreemia saajateks kultuurikomisjoni otsusel on motospordiklubi Nord ja Sõudja Kaspar Taimsoo. Kas teatripreemia kohta ka? Teeme nüüd eelnõu kaupa. Aitäh. Küsimused ettekandjale. Soovib keegi sõna võtta kandidaatide teemal? Ei soovi. Head volinikud, teie ees on eelnõu määrata Viljandi linna kultuuripreemiad Mari Vallikivile, Kaspar Taimsoole ja motospordiklubile Nord. Kes on selle poolt, palun hääletada. Volikogu üksmeelne otsus. Aitäh! Viljandi linna teatripreemia määramine, eelnõu 359 ja veel kord Ando Kiviberg, palun. Volikogu kultuurikomisjon otsustas seekord käituda mõnevõrra erandlikult. Selles mõttes, et tavapäraselt teatripreemia antakse näitlejale, lavastajale, teatrikunstnikule, helikujundajale ehk siis loominguliste, selgelt üheselt loomingulistele ametikohtade esindajatele. Aga me leidsime, et Ugala teatri lavastusala juhataja Teet Ehala tegevus sel suvel on erakordselt loomingulise iseloomuga ja seetõttu otsustas kultuurikomisjon sel korral valida teatripreemia saajaks Ugala lavastusala juhataja Teet Ehala. Aitäh. Küsimused ettekandjale? Ei ole. Kas soovib keegi sõna võtta? Aga kõik on rahul komisjonis tehtud tööga. Head volinikud, kes on seda meelt, et Teet Ehala on Viljandi linna teatripreemia saaja, palun hääletada. Üksmeelne otsus. Aitäh! Vahepeal on meil valmis saanud endaga häältelugemiskomisjon. Palun! Nii, lugupeetud volikogu liikmed. Häältelugemiskomisjoni protokoll number 1. Otsustati kinnitada volikogu poolt häältelugemiskomisjoni koosseisus Jaak Villak, liikmed Triinu Priks ja Liina Padeška, esimeheks Jaak Villak. Nii, kas mina näitan teile seda kasti nüüd? Kas te kokku leppisite, kas ta nii käib? Täitsa tüli. Ja nüüd võin ennast pühjada. Selgitaks siis seda asja ka võib-olla, et seal on teil 2 valikut siis, et oma valikule tõmmake ring ümber. Mõlemal valikul tõmmake ring ümber. Nii, aasta tegime siis elu. Kui keegi suub salaja, Kas keegi nõuab vaheaega ja salajast hääletamist? Ei nõua? Ei, Pihlak, sa küsisid valesti. Kas keegi nõuab eraldi kohta, kus sa päris oma peal? Ei nõua. Üks sõna peal, Petsus. Võtta see ka kaasa, pitsi ette. Valija tahe peab olema arusaadav.
juba riigile või nimele vahet pole, mis ta saab. Linn ja tegelikult tunnistada mainimise nii harva ja nii murdu võib ühe või kaks korda komisjoni esimees, lugupeetud komisjoni esimees. Midagi selle vastu, kui sa temast teed kunstlise roosid ja kustas. Äppa, kolleegid aega raiskab. Mul isiklik võrra käed laubasid vastu kes. Kiiresti motkala on meil juurde. Esimest korda tunnen, et see on keeruline. Ei, mine vaeva, me mõtleme alles. Ei saa, me mõtleme. Me mõtleme salaja teha, mine ära. Muidugi siin on kaks asja epp, et see Stimbetron ja rohelise maja koodukohvik on üks ja sama asi. Idee. No, nemad peavad seda. Kas Petroonid on mitte raha? Seda küll, jah, see ongi see nende eripära. Küll, sellega võiks nagu jääda, aga mis siin teab? Aga saabas lõpult tähele. Teeme ägusemaks. See saab reformid palju hääli. Naabri väga. Oota, aga nüüd kast meil ära. Kast tuli tagasi. Kõik või? Üks on veel. Riigu saab võtta. Aga te siis võete seal ära või lõpete siin? Esimees mõtlesin, et siia üle ei ole, siis kiiremini edasi. Mine ette, tugelu seal, mis tähtsus. Muidugi. Läheme meie oma päevakorraga edamisi. Tahad siin lugeda? Ei lähe päevakorraga edasi. Jääme paigale. Komisjon on otsustanud meie ees ära lugeda siis elutöö ja aasta preemia saajatele antud hääled. Lugupeetud komisjoni liikmed, palun tulge volikogu saali. Mis ma olin seda teete? Palun. No, keegi peaks nimelt seina peale kirjutama. Keegi saab kodumõõtma taha, keegi kirjutab. Pihlak korraldab meil üle. Ma olen alati pidi jah. Kas sa nüüd vaatasid? See on palju kirikusi. Kiriku oli 6, saime 9. Aasta preemia roheline maja kodukohvik. Huvitav on see, et vaatasin suus. Üks koht. Tööpreemia Valliveidi, jah. Kaks nalja, mis teda on näinud, mis leian kiiresti üles.
aastapreemia Eppi Ants Salm. 24 küsib, 25 saab. Elupreemia. Aastapreemia. Ja siis elutööpreemia Aita Peters. Aastapreemia Võtkool. Elupreemia Kadri Lutt. Tuleb mõni nime, tuleb teine mood. Aastapreemia Võtkool. Elu Ants Salm. Statuut ütleb, et Aastapreemia ma tean, mis see statuut ütleb. Kohal Elu poolte preemia enamus vist. Aastapreemia Viljandi Kultuuriakadeemia. Elutööpreemia Kirjuk. Ei, on. Aida Peters. Ma olen kohal. Nii, aastapreemia Võtkool. Elutööpreemia Aita Peters. Aastapreemia Võtkool. Elutööpreemia Evi Mutla. Aastapreemia Võtkool. Elutööpreemia Kart Luht. Aastapreemia Võtkool. Elutööpreemia Aita Peters. Aastapreemia Võtkool ja elutööpreemia Aita Peters. Aastapreemia Võtkool, elutööpreemia Ants Salm. Aastapreemia Võtkool ja elutööpreemia Ants Salm. Siin on natukene 2 elutööpreemiat. Kehtetu. Kas teine pool kehtib? Teisel pool ei ole märgi. Aastapreemia Võtkool. Elutööpreemia Vali Vaigel. Aastapreemia Võtkool ja elutööpreemia Evi Mutla. Aastapreemia meil on Petron ja elutööpreemia Evi Mutla. Aastapreemia Petrone, elutööpreemia Kart Lutt. Aastapreemia Petrone, elutööpreemia Kart Lutt. Aastapreemia Kodukoopi Roheline Vara ja elutööpreemia Kart Lutt. Kus nad läksid ära nüüd? Niikaua, kui nad protokolli täidavad ja kõik kenasti kokku loevad, on meil võimalus päevakorras minna edasi. Viljandi linna aasta noorepreemia määramine, seda määrab siis või teeb ettepaneku määrata Viljandi linna noortevolikogu. Juhan Nöps, palun. Viljandi noortevolikogu pidas aasta noorepreemia vääriliseks tublit ekstreemspordi harrastajat Kris Sülitee. Kris Sülitee.
küsimused ettekandjale? Tänan, ei ole. Ja palun, Ando Kivimäe. Ei jõudnud. Minul tunnistan oma harimatust, minule see nimi paraku midagi ütle, äkki komisjoni liige meile paari sõnaga tutvustab. Kris on üks Viljandi noorte ekstreemsportlaste eestvedaja, niisugune figuur, et on väga ettevõtlik, et lisaks tema poolt korraldatavale ekstreemspordiüritustele, et see on just mikromulk iga-aastaselt. Ta on muidu aastaringselt väga tubli ja muidu tore noor ja akra inimene. Tänan. On veel küsida? Ei ole. Aitäh sulle. Tuleb kõik sõna võtta. Ei soovi. Palun, kes on selle poolt, et noorte ettepanekul anda Viljandi linna aasta noore preemia Kris Sööl. Kõik üksmeelselt poolt. Tänan. Otsus vastu võetud. Viljandi linna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitli määramine. Samamoodi ettepanekud siis Viljandi noortevolikogult ja Johan Öps, palun. Kui volikogu saab rõõmustada või kurvastada selle, et elutööpreemia kandidaat on väärilis väga palju, siis kahjuks väga palju noortesõbraliku ettevõtteid Viljandis jagu vähemalt ei ole esitatud. Et nendest vähestest esitatutest olid suuremal või vähemal määral kõik Viljandi linna endaga seotud, et sisuliselt tuli valida kahe ettevõtte vahel ja noortesõbraliku ettevõtte tiitli sellel aastal sai Told puidutööstus. Ettekandjale ei ole. Jah, palun, Andres Nõut. Mis selle määras selle Told just? Ma kahjuks ise perekondlikult põhjustel ei saanud seal koosolekul viibida, ma ei oska kommenteerida seda protokollist oli võimalik välja lugeda, mis see nagu peamine põhjus oli, aga ma arvan, et noortel oli selleks suhteliselt vääriline ja õigustatud põhjendus, et valik selline. Meie seletuskirjast võime lugeda, et Told puidutööstuselt saadud liimpuid kilpidest on lasteaia remonditööline teinud riiuleid, arvutilaudu ja kappe rühmadesse. Ju see oli nii määrav noorte otsuse juures. On veel küsida? Ei ole. Soovib keegi sõna võtta? Ei soovi. Panen sel juhul hääletamisele, kes on selle poolt, et Viljandi linna noortevolikogu ettepanekul on noortesõbraliku ettevõtte tiitel määratud aktsiaseltsile Told puidutööstus. Palun hääletada. Tänan jätkuvalt üksmeel, aitäh kõigile, ka see tiitel on välja jagatud. Nüüd tuleme oma valimiste juurde ja Viljandi linna aastapreemia määramise teemal on sõna komisjonil, palun. Nii, häältelugemiskomisjoni protokoll number 2. Komisjon andis Viljandi linna aastapreemia ja Viljandi linna elutööpreemia saajate valimisel volikogu liikmetele välja 21 hääletussedeli. Valimiskasti avamisel leiti valimiskastis 21 hääletussedeli, millest 1 oli rikutud. Järgnevalt aastapreemia kandidaatidele anti hääli siis järgmised. Võrkpalli naiskond, Viljandi Metall, 13 poolthäält. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 1 poolthääl. Epp ja Justin Petrone 4 poolthäält. Ja Rohelise Maja kodukohvik 2 poolthäält. Viljandi linna aasta preemia saaja on võrkpalli naiskond Viljandi Metall. Ühtlasi volikogu, palun, kes on selle poolt, et kinnitada siis... Ei ole, luban nüüd, volikogu juhib, volikogu esimees. Et oleme valmis kinnitama Viljandi linnavolikogu otsuse, et Viljandi linna aastapreemia määratakse võrkpalli naiskonna Viljandi Metall ja ühtlasi kinnitame ka salajase hääletuse tulemused, kes on selle poolt, palun hääletada. Ma arvan, siin valitseb ka täiesti üksmeel, aitäh teile. Nüüd palun teine eelnõu, ehk siis räägime
elutööpreemiast. Ma täpsustan, et protokolli oli 1 tegelikult. Seda küll, seda küll. Nii, elutööpreemia kandidaatidele anti hääli järgnevalt. Eevi Murdla 3 poolthäält, Ants Salum 4 poolthäält, Karl Luht 6 poolthäält, Valli Veigel 2 poolthäält, Aita Peters 5 poolthäält. Viljandi linna elutööpreemia saaja on Karl Luht. Jah, palun, Ando Kiviberg. Ma saan õigesti aru. Valituks osutunu ei saanud volikogu häälte enamust. Ma sain valesti aru. Ei pea olema. Mina korraldaksin teise vooru. Kus on meie see samune? Mina korraldaksin teise vooru. Kus sa näed seda? Kuule, ma ei pea siin enam seisma. Ei. Ma jätan selle sulle. Ja siin on. Oota. Loen ette täpsustamiseks. Preemia määrab volikogu oma jaanuari istungil. Otsuse hääle langetatakse fraktsioonide ja komisjonide poolt õigeaegselt esitatud kandidaate hulgast volikogu koosseisu häälte enamusega. Vajaduse korral võidakse hääletus läbi viia 2 voorus, kusjuures teises voorus toimub hääletamine 2 võrdse häälte arvu korral, ka enama esimeses voorus enim hääli kogunud kandidaadi hulgast. Võrdse häälte arvu korral ka enam. See tähendab, et teise vooru minnakse sel juhul, kui esimesel kohal on võrdselt hääli saanud kandidaadid. No, palun loe. Palun vabandust. Meil on õiguskomisjon. Korra võttes veel. Palun algusest peale loe selge kõlav hääle kogu see formuleering ette. Kuidas oli? Kuidas volikogu otsustab? Volikogu otsustab. Preemia määrab volikogu jaanuari istungil. Otsus langetatakse fraktsioonide komisjonide poolt õigeaegselt esitatud kandidaate hulgast volikogu koosseisu häälte enamusega. Tänan, sul on õigus. Koosseisu häälte enamusega. Nii et me peame tegema teise vooru, sul on jumala õige. Aitäh, et päästsid praegu hullu olukorra. Siis on siin vanematekogu teise vastu võtsid, sest seal ei olnud volikogu koosseisu, vaid oli 13 volikogu. On enam, 20. Volikogu koosseis on 27. Igal juhul ma kohe vaatan selle üle. Aitäh, Ando Kiviberg. Seega vigade parandus, mis käib igal juhul asja juurde, parem enne lõppu vigade ära paranda, mis tähendab seda, et Jaak Pihlak, kes olid elutööpreemias 2 enim hääli saanud, Karl Luht ja Aita Peters. Oli ju? Vaata protokolli, palun. Aha, meie käes. Elutööpreemia puhul on 5 häält Aita Peters, 6 poolthäält Karl Luht. Järelikult nende 2 vahel tuleb teine voor. Aitäh sulle, Ando, sobib. Ja läheme tagasi aastapreemia juurde. Koosseisu häälte enamust ei ole ka tõepoolest Viljandi Metallil. Järelikult tuleb ka siin Viljandi Metalli ja Epp ja Justin Petrone vahel teha kordushääletus. Jaa. Otsus tehakse volikogu koosseisu häälte mitte valimiste juurde. See on öeldud volikogu koosseisu, mitte... Ma küsin Mart Sikkuti käest, õiguskomisjoni. Koosseisu häälte enamusega. Enne koosseisu häälte kuidagi. Mitte valimised ei langeta. Isik ei pea saama koosseisu häälte enamusega otsus, mida pärast kinnitada koosseisu häälte enamusega. Kus on nüüd? Tekstis on otsus. Tekstis on otsus ja meil on käes otsus, kuhu kantakse hääletamisel enim hääli saanud inimese nimi. Ja see peab saama koosseisu häälte enamus. Mart, just nii. Tänan. Ando Kiviberg. Kuulge, palun väga vabandust. Ma arvan, et preemia saajatel oleks ka väga meeldiv. Kui nende preemia poolt oleks hääletanud ikkagi enamus vähemalt kohal viibijast, eks ole? Saate minust aru? Ei saa aru. Ando Kiviberg, aitäh.
ma veel kord toetun paraku selle sama dokumendile, mis meil on statuut, mis ütleb, otsus langetatakse. Põhimõtteliselt me jõuame sinna läbi hääletamise, selgitatakse hääletamisel välja enim hääli saanud ja see pannakse otsusesse ja otsus peab saama koosseisu häält enamuse. Oli nii? Täpselt nii. Selles mõttes. Meil ei ole sealt võimalik nagu kõrvaliini. Oli kogenud otsus. Meil ei ole isegi võimalik. Sel juhul on see, mis me võtsime vastu Viljandi Metalli otsus, on täiesti seaduspärane. Otsus on vastu võetud kõigi poolt häältega. Ja nüüd kannan sinna bülletääni sisse nime Karl Luht. Ja panen selle hääletamisel, see peab saama 14 häält. Palun, kes on selle poolt, palun hääletada. Ja tänan, kes on vastu, erapooletu, üks on erapooletu, otsus on vastu võetud. See on nüüd keeruline kogu. Tuleviku jaoks tuleb. Tänan, sellega oleme me aastapreemiad kõik ära määranud. Jääb loota, et vabariigi aastapäeval Maagümnaasiumi suures kenas saalis saame nad kõik ka kenasti üle antud. 7. päevakorrapunkt Viljandi linnavolikogu 30. märtsi 2011 määrus number 71 Viljandi linna jäätmehoolduse eeskirja täiendamine eelnõu 362 ja Rein Riisa, palun. Volinikud, jah, täpselt see dokument, millest volikogu esimees rääkis ja me palume seda natukene täpsustada. Paragrahv 26 osas 2 lõikega jäätmehoolduse eeskirja järgi liitunud süsteemi kinnistu omanikul, kui seal kinnistul ei toimu tegevust, elutegevust, on õigus taotleda enda vabastamist. Vabastamist peab taotleja tõestama, linnavalitsuse ametnikud kontrollima ja et täpsustada neid tingimusi, siis palume viia sisse 2 momenti, mis puudutab siis seda kinnistut iseloomustavat vee- ja elektrienergia tarbimist või mittetarbimist, mis aitaks seda protsessi natukene lihtsustada. Statistikat võib-olla nii palju, et 3500 liitunud kinnistust on taotlusi kuskil umbes 100 juures ja otsuse vabastamise kohta teeb linnavalitsus, ettevalmistavad siis ametnikud, aga et seda oleks lihtsam ja konkreetsem läbi viia, siis palume sellised täiendused sisse viia. On konsulteeritud ka Keskkonnaministeeriumiga ja vastavad sätted on ka seal siirlevates uutes eeskirjades nagu sisse viidud, nii et me midagi halba ei tee. Aitäh! Aitäh! Kaasettekande majanduskomisjon, Tiit Jürman, palun. Küsimused ettekandjale. Palun. Niimoodi, kas natuke ei võiks seda elektrit lubada tarbida valveseadmetele? Jah, me oleme seisukohal, et kui tuleb tõend, et seal on mõned kilovatid, siis ja inimene kirjutab, et tal on see valveseade, siis ma olen sügavalt veendunud, et linnavalitsus kalkuleerib ja arvestab neid seisukohti. Tänan, veel küsimusi? Ei ole. Kes soovib sõna? Ja palun, Andres Nuut. Iseenesest toetan seda rahvusvahelegi ettepanekut, et need sinna sisse võtta. Aga kuna on siin sellest jäätmehoolduse eeskirjast, et tahaks juhtida tähelepanu sellele, et meil Viljandi linnas on vähenenud nende pakendite kogumise konteinerite kohad ja mis tekitavad palju segadust ja
jäätmed enam nagu ei sorteerita nagu Viljandis enam üldse korralikult, et on ainult segaolmejäätmed ja muu pakendi kohta seda nii vähe, kuigi seda nüüd 500 ruutmeetri peale on nüüd nagu ette nähtud üks kast. 500 meetri raadiusega, mitte ruutmeetri peale. No, 500 ruutmeetri raadiusega. Et seda tundub, et on vähe, et äkki peaks siis pöörduma selle pakendi ringluse poole, et neid natukene neid kohti suurendada, mis on nagu valusamad punktid, nagu siin on Kantrikülas, on need kohad, mis hakkavad silma, kus nagu ei ole neid seal. Võtaks selle koha peal selles mõttes teema kokku, et see ei lähe volikogus algatatud eelnõu konkreetse sisuga kokku, me räägime sellest, kuidas vabastada, kui meil on soov arutada taaskäiteldava jäätme teemat, siis tuleb selle eraldi päevakorda kindlasti võtta. Sest me oleme praegu ainult 2 põhjusel selle eelnõu juures, aga kellel siin käsi oli nüüd siis? Mallel on veel keegi, et saab sõna soovi? Ei ole. Lõppsõna soov. Ma tänan, on märkused, et me töös arvatame ja iga päev. Aitäh. Kas keegi nõuab hääletamist? Ei nõua. 8. päevakorrapunkt Viljandi linnavolikogu määrus number 26 2010. aasta 25. veebruarist Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja maksust vabastamise kord muutmine. Eelnõu numbriga 355 ja ettekandeks sõna abilinnapeale Ardo Agaselt, palun. Antud eelnõu eesmärgiks oli siis korrastada eelmist määrust, viies sisse paranduse, et enam huvikoolid ise ei väljastane arveid teenuste eest, vaid seda teeb siis linnavalitsus. Aitäh. Tänan. Eelarve arengukomisjon Jaak Sülg. Hariduskomisjon Brett Vaar. Aga mis ta tegi? Kas keegi, mis hariduskomisjon tegi? Toetas eelnõud. Mart Sikkut, õiguskomisjon. Toetas eelnõud. Küsimused ettekandjatele. Ei ole. Sõnasuhtu soovid. Tehniline küsimus, keegi sõna ei soovi, lõppsõna soovi ei ole. Kas keegi nõuab hääletamist? Ei nõua. Vastu võetud. Viljandi linna nimeliste kõrghariduse aastastipendiumide statuudi kinnitamine. Ettekandeks sõna Ardo Agasilale, palun. Antud eelnõu eesmärgiks oli siis 2005. aastal vastu võetud määruse täpsustamine selles valdkonnas, et tuua sisse siis igale Viljandiga seotud tunnustatud isikule juurde vastav õppevaldkond. Et komisjon, kes neid taotlusi siis läbi vaatab, oleks ees kindlad reeglid. Et sellele inimesele antakse nimeline preemia just vastava valdkonna üliõpilaste seast. Tänan. Jaak Sülg, eelarve arengukomisjon ja Mart Sikkut, õiguskomisjon ja hariduskomisjon toetas eelnõud. Küsimused ettekandjatele. Ja Jaak Piilak, palun. Ma vaatan, et siin kõigile on ära märgitud see valdkond, mille järgi määratletakse. Aga üks, kes ei ole, on Johan Laidoner. See on mingi määratlemata valdkonna. Mis asjaoludel põhjustel? Palun. Vastavalt siis rahvusvahelise haridusstandardi järgi ja ka Haridus- ja Teadusministeeriumis kinnitatud kõrghariduse õppekavade sisulise liigituse järgi ongi üks valdkond teadmata või määratlemata õppekavad, mis on lisandunud siis. Selles valdkonnas saab siis anda. Et see oli seletuskirjas välja toodud. Tänan. Veel küsimusi? Toori Tamra. Miks selle humanitaaria all on see punane laine, et kas see nüüd õigeidsusprogramm ei taha seda või milles asi on?
Ilmselt ta peab olema humanitaar- ja kunstiõppe valdkonnad. On keeleliselt õigem ilmselt. Aitäh, veel küsimusi? See on täiesti kinnitatud, ongi humanitaaria, ongi ka Haridus-Teadusministeeriumi kodulehel täiesti kinnitatud õppekava. Ma ei paranda ära. Mina küsisin. Mul on ka üks küsimus linnavalitsusele. Siin kõlas väga ilusti, et Viljandi linnast läinud ja et on seotud meie tähtsate inimestega, siis ma loen siit välja, et meie aukodanikud Johan Köhler on siin olemas, mitte Köhler, Johan Laidoner on meil siin olemas, August Maramaa on meil siin olemas, aga Roman Toid millegipärast ei ole. Et kui me nii väljendame, et Viljandi linnas olulised inimesed, siis võib-olla oleks mõistlik meil siia kirjutada Roman Toi ja panna selle muusika valdkonnale nagu eraldi rõhku või kuidas? Et miks Roman Toid siin ei ole? Valides neid valdkondi me võtsime vastavad õppekavad ette ja kuna need olid meil eelmises ette antud, 2005. aastal volikogu pealt kinnitatud nimed, siis me jätsime nad sellisel kujul. Aga ettepanek iseenesest on tervitatav, et me võiksime linna aukodaniku nime ka kasutada. Kahte kasutame. Aitäh. On veel küsimusi? Ei ole. Kes soovib sõna? Ma oma küsimusele heal meelel võtan ka korraks sõna, et tegelikult ongi nii, et kui me nüüd oma aukodanikke vaatame, kes meil Viljandi linnal on, siis kuidas me neid linna igapäevaelus esile tõstame või nende panust ka jätkuvalt ajas ära kasutame, siis ma arvan küll, et Roman Toi on kindlasti üks nendest inimestest, kelle nimelist stipendium Viljandi linn võiks rahulikult välja anda. Et seetõttu teen küll meile kõigile ettepaneku mõtiskleda selle üle, et see asi võiks siin kajastada. Roman Toi ei ole kindlasti vähem tähtis Viljandi linnale kui võib-olla siin Kuulbars, selles mõttes, kui muusika poolt vaadata, tema kirikumuusika, tema panus kõigis selles valdkonnas on ikka võrratult suur. Nii et minu ettepanek valitsusele mõtlemiseks. Palun, linnapea soovib sõna, palun ära linnapea. Me oleme loomulikult nõus selle üle mõtlema, aga ma arvan, et Roman Toi käest tuleks ehk ka luba küsida, kas ta soovib seda ja näeb selle võimaliku olevat. Et antud hetke siis minul küsimus volikogule, et kui volikogu annab täna meile selle korralduse, küsime Roman Toi käest järgi, muidu meil on totakas küsida ja pärast volikogu ütleb, et pole vaja. Et kui ütlete, et teie kindel soov ja tahtmine see on, siis me võtame Roman Toiga ühendust, küsime tema käest, kas tema on valmis ja on nõus sellega, et Viljandi linn annab Roman Toi nimelist stipendiumi välja, siis me kohe seda ka teeme. Aga ma arvan, et väga õige ja asjakohane märkus. Aitäh. Küsimus volikogule, kas me oleme nõus, et kultuurikomisjon võiks teema läbi arutada ja päevakorda tuua? Sobib. Kultuurikomisjon, protokolliline otsus, läbi töötada idee Roman Toi teemaline stipendium, kas ei või jaa. Aitäh. Sõnavõtt jõudis kohale. On veel sõnavõtu soove? Ei näe. Kas on lõppsõna soov? Ei ole. Nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Eelnõu vastu võetud. 10. päevakorrapunkt on põhimääruste kinnitamine. Siin on esiteks siis Viljandi spordikeskuse põhimäärus. Ardo Agasilt, palun. Antud eelnõu eesmärgiks oli siis korrastada õigusakte ja teha siis meie allasutuse nimi keeleliselt mugavamaks, kaotada ära see nimetused munitsipaalasutus ja teha vastavad muudatused pärast ka riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris. Aitäh! Tänan! Andor Kiiberg, kultuurikomisjoni seisukoht. Jah, kultuurikomisjon toetas. Aitäh! Aitäh! Õiguskomisjon, Mart Sikkut, palun. Toetas. Küsimuste ettekandjatele. Ei ole, soovib keegi sõna võtta? Ei soovi.
nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Põhimäärus kinnitatud. Nukuteatri põhimäärus. No mis läinud juba? Palus volikogu esimehel tuba sisse viia üks täpsustus juriidiliselt. See on siis paragrahv 10. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea. Sõna lõpetab, asendada, ütleb üles. Mis see siis nüüd nagu, Mart Sikot, palun, mis see tähendab? Palun korrata. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu. Sõna lõpetab, asendada, ütleb üles. Tuleneb vastavalt töölepingu seaduses. Selge. See ei ole nüüd see koht, kus uuesti hääletamist küsida, see on sama asja täpsustav asi, nii et parandame protokolli ära, et nimetada see lõpetamine ümber, siis ütleb üles, see küll nüüd, jah. Tänan, Nukuteatri põhimäärus, Art Vagason. Eesmärk oli sama, eelnõul korrastada õigusakti ja muuta siis allasutuse nimetust, et kaotada ära munitsipaalasutus nimetusest. Ja viia sisse sama muudatus, lõpetab, asendada, ütleb üles. Tänan. Ja see tuli korraga seekord. Küsimused ettekandjale. Ando Kiivrik, olite poolt? Poolt, ei näinud põhjust. Õiguskomisjon. Soovib keegi küsida? Soovib keegi sõna võtta? Ei ole. Lõppsõna soovi? Ei ole. Nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Ka Nukuteatri põhimäärus on kinnitatud. Edasi 11. päevakorrapunkt. Viljandi linnavolikogu revisjonikomisjoni selle aasta tööplaani kinnitamine. Malle Vahtra, palun. Plaan on eelmisest kolmapäevast kõigile soovijatele vaatamiseks olnud kättesaadav ja täna ei palu muud kui kinnitada. Tänan. On küsida kellelgi midagi? Kõik on nõus sellega, mida revisjonikomisjon volikogu otsuste täitmise kontrollimisel ette võtab. Kas revisjonikomisjon, mul üks küsimus on, et millal me võiks aruanded kuulata, kas koos majandusaastaga? Koos majandusaastaga. Tänan. Küsida veel on midagi? Ei ole. Soovib keegi sõna? Ja palun nüüd. Aha, selge. Nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Revisjonikomisjoni tööplaan on kinnitatud. Edasi on päevakorras Viljandi linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi noortevolikogu koosseisu muutmine. Sõna komisjoni esimehele Johan Nöpsile. Palun. Palume siis kinnitada vahetus Reforminoorte esindaja Ergo Hanni asemel tuleb siis noortevolikogu liikmeks Risto Kaljurand. Tänan. Küsimused ettekandjale? Ei ole. Soovib keegi sõna? Ei soovi. Nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Komisjon muudetud. Seega on meie tänane päevakord täiendustega koos läbi käidud. Volikogu kirjavahetusest on siis paar asja. Tallinna linnavolikogu esimees saatis meile kirja mittetulundusühing Euroopa kultuurilinnad Eestis ja meie komisjon, kultuurikomisjon tutvus sellega ja on kirjutanud mulle siia, et Kiviberg luges komisjonile kirja ette ja komisjon suhtub kirja mõistvalt. Ma ei tea nüüd, kuidas ma vastama pean, aga no Ando, palun, mis kirja sisu oli, ehk sa kommenteerid? Ja nii tulebki suhtuda, mõistvalt. Selge. Sellest on nüüd juba 2 nädalat möödas, ma täpselt sõna-sõnalt seda tõesti näen. Ei, ma võin aidata. Mõte on selles, et kuna oli kultuurilinn Tallinn olemas, pealinn Tallinn Euroopas olemas, siis selle tegevuste jätkutegevustena taheti nagu moodustada üleriigiline, üle-euroopaline võrgustik. Et me suhtusime mõistvalt sellesse, ma sain nii arustuses. Jah, aga ma saan aru, et
et luuakse ka üle-eestilist võrgustikku, kultuurilinnade võrgustikku. Et ütleme niimoodi, et initsiatiivi kindlasti tuleb kiita, aga ma ei näe, et me peaksime hakkama kiirustama praegu tormama selle. Ma küsin teist anda. Kultuurikomisjon ei olnud valmis, et me astuksime selle MTÜ Eesti kultuuripärandi tihtis. Kultuurikomisjon ei leidnud selles sügavat motivatsiooni. Selge, aitäh. Nii ma siis ka vastasin. Rohkem sõnumeid, kirjaveel meile selliseid, mis oleks peale igapäeva korraldused, kui olen palun. Ma tahaks selle eelmise punkti kohta öelda, et me võiks vastata selle niimoodi, et Viljandi linn on nõus moodustatava linnade kultuurikombinaadi pealinnaks hakkama. Et täname ettepaneku. Selge. Aitäh. Protokollis ära, ja siis pärast vastame. Kas kirjavahetuse kohta on kellelgi midagi küsida veel? Ei ole. Sõnavõttudeks registreerinud ei ole. Seega on volikogu istung lõppenud. Sõna on linnavalitsusel informatsioonideks. Sõnavõttu pole. Nii, jah. Räägime lühidalt siis möödunud kuu tehtud ja tegemata asjadest. Päris hea. Et aastavahet elasime võidukalt üle ja sõltumata sellest, et ilutulestik oli kaugele näha, suuri vigastusi see kellelegi kaasa ei toonud ja kuused jäid pärast aastavahetuse sündmusi ka ilusti püsti. Nagu tänaste volikogu materjalisest näha, siis suurt tööd on tehtud meil siis tegelikult selle CO2 raha taotlusega ja loodame, et see jõuab meil ka võidukasse finistisse. Lossimägedes käivad meil raietööd, nagu te olete ajaleheveergudelt lugenud ja võimalik, et paljud isegi näinud. Töö ei ole mitte väga tempokas, kuna maapind ei ole veel mitte nii sügavalt külmunud, et see suurte masinatega peale saab, aga siiski tööd käivad. Homme saab allkirjastatud meie korraldatud jäätmeveo leping, mis oli võib-olla tähelepanuväärne selle poolest, et ei ole just väga tihti, et jäätmevedajad jätavad hanked kohtus vaidlustamata ja seda korda annab see kinnitust, et Viljandi linnavalitsus on saavutanud teatava vilumuse jäätmehangete korraldamisel ja oleme nende vigurid läbi näinud. Ülehomses lehes võite lugeda Sakala veergudelt muudatusi päevakodu Inkeri töös, samuti teatavat ülevaadet meie Viljandi linna sotsiaalteenuste pakkumistest. Päevakodu Inkeris on inimeste, selli alakoormusel olnud inimesed leidnud endale uut rakendust ja nii mõnedki on mõningane selline kaadrivahetus on päevakodu Inkeris toimunud. Tuleb tunnistada, et viimase nädalaga maha saadanud ilus lumi on pakkunud Viljandis taas võimalust talverõõme nautida ja kutsun kõiki üles ümber järve oleva matkarajale suusatama minna. Hetkel need võimalused on olemas, spordikeskus on ilusad rajad sisse ajanud, samuti ka Valu ja Orgu, nii et meil on võimalusi küllaga. Veebruarikuu toob meile nii mõnedki põnevad sündmused Viljandisse, 2. kuni 4. veebruarini on talvine tantsupidu, 18. veebruaril järvel kuldkalapüügivõistlused, olge kenad, võtame neist ühiselt osa ja naudime neid võimalusi, mis Viljandisse tuuakse ja mis me siin ka talvisel ajal toimuvad. 12. veebruaril tuletan meelde, et on meie linna aukodaniku Juhan Loideneri sünnipäev ja lähme siis kõik koos talle ka monumendile Pärgama hobuse juurde, hobusel süüagi. Just. Ja 24. veebruaril, vabariigi aastapäeval, on meil hea võimalus kõigile üle anda siis täna kinnitatud erinevad preemiad ja tuletage meelde, et hommikupoole enne pidulikku kontsertaktust on meil tavapärane
jumalateenistus kirikus ja sellele eelnev vabadussõjas langenute mälestussambale pärgade panek. Et sellised üleskutsed, olge kenad, võtkem ühisüritustest osa, ka volikogu liikmed. Viljandis on ka talveperioodil teha küll ja küll. Aitäh teile ja kena veebruarikuud varsti juba. Küsimusi linnavalitsusele, palun. Ando Kiviberg, esimene küsimus. On nüüd üles köetud juba. Tahaks küsida veekeskuse kohta. Pikemalt äkki sõnastama on küsimus. Veekeskus on väga hea küsimus, aga meil oli täna võimalus vastu võtta Viljandi aasta 2012 aasta eelarve ja mina pean tunnistama, et täna mina ei näe seal sellist pakki raha, millest veekeskust finantseerida. Kahjuks. Seeläbi ma julge täna mingit konkreetseid kaugeleulatuvaid vastuseid ja rusikaga vastu rinda taguvaid lubadusi välja öelda. Ühesõnaga määramatu tulek. Teine küsimus, Ando Kiiver. Ma ikka ei jätta jönni. Mäletan, et sai koalitsiooni koosolekul siin mõned ajad tagasi tehtud ettepanek, et võiks välja kuulutada sellise kena konkursi veekeskuse teenuse pakkuja leidmiseks. Mis sellest mõttest saanud? Jah. Ütleme ausalt, et veekeskuse mõtet on viljeletud siin viimase kuu aja või 2 kuu jooksul tõsiselt ja päris palju. Aga tiibu on kärpinud seesama Viljandiline eelarve. Ka koalitsiooni nõukogu istungil me tõdesime ja oleme selges veendumuses, et selle teenuse võimalikuks tegemine Viljandi linnas tähendab, et see on Viljandi linna eelarvele koormus 100–150 000 eurot aastas. Olgem ausad, täna mina sellist raha sealt ei ole leidnud. Ja erinevad läbirääkimised ei ole kandnud vilja sellist, et meil investeeritakse Viljandina raha, tuuakse siia, püstitatakse veekeskus, öeldakse, et toimetage ja loodetavasti me saame Viljandinas elavate inimeste käest tuleva piletituluga selle ära majandatud. Samas, nädal aega tagasi tuli meil üks põnev kiri ja oleme nüüd järjekordse võimaliku arendajaga vestluses. Eks sealt koorub midagi välja, aga vara midagi tarka vastata. Et põnev pakkumise teisigi, aga nii nagu ka meil koalitsiooni koosolekul oli teemaks ja täna mulle tundub, et see on järjest tõenäolisem, et me peame ära ootama järgmise Euroopa raha finantsperspektiivi ja vaatame seda sellest perioodist. Nii et tuleb mõned aastad kannatada. Ma arvan, et lõppkokkuvõttes saab see olema linnakassale mitte nii kurnav, kui ta oleks nüüd ja täna tehes. Aitäh! Aitäh, Karl Pömbus, palun! Tegelikult enne küsimust tahaks ma sellise väikese kommentaari või repliigi teha, et küsimused tavaliselt on nagu sellise negatiivse alatooniga. Me unustame vahel kiitmise ära. Sest tegelikult esialgne plaan oli, et ma tahaks kiita ja antud juhul näiteks muusikakooli, kes vaatamata paksule lumele on päris hästi oma maja eest ära koristanud ja väga mugav on ja ohutu on lastel kooli minna ja autosse tulla ja sealt ära tulla. Aga kui ma edasi sõitsin mööda Jakobsoni tänavat, siis mul tekkis küsimus, et miks see hea mõnus olukord ära lõpeb selles kohas, kus nii Kõrgemäe kui Posti tänav sõidavad Jakobsoni ehk siis maagümnaasiumi juures. Et küsimus ongi, et kas siis sinnamaani on ära veetud linna initsiatiivil või on see seal hoone valdajate initsiatiivil ja kui siin oleks olnud majandusameti juhatajas, ma oleks seda tema käest küsinud. Kui siin oleks istunud vähemalt linnavalitsuse liige, kes kureerib hea korda, oleks ma tema käest küsinud.
aga ma küsin hoopis linnapea käest, et kuidas selle asjaga siis on? Kas meil on siin ametijuhatajad või ei ole volikogu istungil? On küll. Majandusameti juhataja on antud hetkel me näeme linnavalitsuse istungil 2 ametijuhatajat. Üks ametijuhataja lahkus mingil põhjusel mingil hetkel volikogu saalist. Ja mis sa oskasid ühe majandus? Reego on Tallinnast. Ja majandusameti juhataja on täna Vabariigi liikluskomisjon. Vabariigi liikluskomisjon. Kutsustada esinema. Kutsuti esinema. Viljandi liikluskomisjoni tööst. Ehk siis nagu ma aru saan, kokkulepe on, et ametijuhatajad on volikogu istungil üldjuhul. Viimane märkus oli väga hea, üldjuhul. Kui nad ei ole ametikohustuse täitmisel. Aitäh! Aitäh, Karl, on soov veel keegi küsida? Ma küsiks selle küsimuse, mis sa küsimused tähtsid sel juhul. Et kui tublid me juba oleme, selles mõttes mina sõidan ka näiteks Jakobsoni tänavat mööda alla, Vanavõitu tööle, siis võib öelda, et 2-3 kinnistust on tänavad kinosti puhtaks lükanud, aga see 3. tavaliselt seda teinud ei ole. Et kas meil nüüd keegi nagu selle jälgimise ja korrale kutsumisega ka tegeleb? No tegeleb ikka, jah. Palun, Rein. Ma ütlen, et tegeleb. Kuda? Jälgimise ja ettekirjutustega. Aga siiski küsiks. Arvan, et praegune seisukord on suhteliselt hea linnas. Karl, teine küsimus. Ma siiski täpsustav küsimus, et ma ei eeldagi, et ma täna vastust saan, kuna ametijuhatajat ei ole. Kuidas nende lumeangedega siis seal koolides on? Kas see on koolide endi rida, on see tsentraalselt korraldatud või miks ta siis enne maagümnaasiumi ära lõpeb? No ma ei oska praegu konkreetselt vastata, aga koolide rida ei ole ja tänavad peavad olema liiklustingimustele vastavad. Ega nüüd ei ole nii, et kooli ümber tuleks vedada ja mõnelt ei tuleks vedada, ma ei tea seda. Aga ei saa küsimust nii üles panna. Täpsustame selle olukorra ära, sest see on tegelikult hea küsimus. Ei saa kolmandat. See ei ole küsimus. Ma arvan, et see vastus tingib mulle repliigi võimaluse. Ma arvan, et see koolide teema on ääretult oluline teema, sest vähemalt hommikul ja võib-olla ka peale lõunasel ajal on see liiklusintensiivsus küllalt suur ja seal on väga palju ohtlikke situatsioone ja ma arvan, et kui me ei võta seda oma üheks eelistuseks, et koolidesse saaksid õpilased ohutult, siis ma arvan, et meie eelistused on natukene nihkes. Aitäh! Tänan! Küsimused veel? Toonja, palun! Kas selle-aastane vabariigi aktus maagümnaasiumis on taotluslik? Palun, kes soovib vastata? Kellele nüüd oli? Vaatad armule otsa? Ei, mina delegeerin. Linnavalitsuse informatsioon. Palun. Nagu ikka saab pidu pidada seal või aktus pidada seal, kus on parasjagu ruumi. Ja sel korral oli parasjagu ruumi seda maagümnaasiumis, mitte mõnes teises linnas asuvas suures saalis. Lihtsalt meie ei jõudnud õigel ajal või jõudsid teised varem. See on interpreteerimisküsimus, aga jah. Sellepärast oleme seal, et seal on koht. Aga ma võin kinnitada, et järgmise, ülejärgmise ja üleülejärgmise aasta osas oleme me reserveeringu Ugalasse teeninud. Mina ei oleks nii läinud. Vähemalt läbirääkimise pidas. Palun, teine küsimus. Teine küsimus oli seoses, see on küll detail, aga väga palju määrav detail. Teatavasti saalis on toolid, mis on mõeldud teistmelistele lastele, mis on väiksed toolid. Seal on väga ebamugav istuda, et kas need toolid jäävad kaktusajaks sinna. Hea märkus. Me vaatame, et sinna saaks üks toolid, et seal oleks mugav istuda. Väga hea. Tõesti asjakohane märkus ei oleks, ma ei tea, kas oleks meil keegi seda vaadata. Ma olen hästi selle kõrval. Ma olen seal tavalise tooli põlist. On veel küsimus? Ei ole. Sel juhul on minul teile anda informatsioon edasi. Lugupeetud volikogu liikmed, veebruarikuus tuleb lugemisele Viljandi volikogu töökord ja Viljandi linna põhimäärus. Tuletan meelde, et 3. veebruar oli parandusettepanekute tähtaeg, kes siis soovib selle osas veel
midagi öelda, sest teil on aega. Aga muidu kohtume 29. veebruaril kell 5 jälle Viljandi Raekojas, et pidada ära oma järjekordne istung. Aitäh kõigile, ilusat rahulikku kodutööd! Teed!